Tere hommikust, tere tulemast sellesse vlogi. Minul on käes praegu reede ja esimese asjana ma kõigepealt söön ühe banaani, mul ei ole veel kõht päris tühi. Söön banaani ja siis ma lähen ja viin oma jalgratta parandusse. Ma vist vlogis ei maininud seda, aga äkki podcastis, ma ei mäleta, igatahes ma nädal aega tagasi sõitsin pedaali küljest ära oma rattal, või see pedaal tuli küljest ära. Ja siis see keere, kus sees see pedaal oli, see on ka tuksis, ehk siis seda ei saa lihtsalt sinna niisama tagasi keerata. Seega ma leidsin, et mul on suht kodu lähedal õnneks üks ratta parandus. Nii et ma viin ratta täna sinna ja ma loodan, et ma saan selle juba täna äkki kätte ka. Sest et muidu, kui ma seda täna kätte ei saa, siis ma alles saan minna esmaspäeval sellele järgi. Aga selline on see plaan ja siis, kui ma tulen koju tagasi, siis mul tuleb täna podcast salvestada. Mul isa keeras kuidagi jõuga selle pedaali ikkagi sinna külge, ütles, et ma peaksin vähemalt sinna rattaparandusse saama sõita sellega. Veits scary. No nii, ratas on remonti viidud ja peaks ilusti täna tagasi ka saama. Nii et super. Ja no mul ongi väike jalutuskäik koju. Saab natuke samme. Ja siis tegelikult nüüd ma tunnen küll, et juba vaikselt võiks nagu päris hommikusööki ka süüa. Hommikulõunasöök, brunch. Ma panin sinna munapudrule veel juustu ka juurde. Kuna see suvikõrvits oli veits läks ühelt poolt pruunikaks, siis terve see asi näeb pruun välja. Siis näeb minu arust nagu nii mitte ei sööratav välja. Aga ma tean, et see on hea. Ja siis väikene maisi hernemiksikene, merevaipuga saiakene. Ja see ongi minu praegune söök. Kusjuures ma just veetsin mingi tund aega kuulates üle neid häälsõnumeid, valides välja midagi, et oleks nagu teemaga episood. Igatahes see võtab päris korralikult aega alati. Nii et siis ma tegelesin sellega ja nüüd lõpuks ma söön, siis panen korda ja siis hakkan salvestama. Nii, ma teen siin oma meiki ja tahtsin väikse update'i anda selle Fenty bronzeri kohta. Või mingi karv on siia läinud. Ta on võib-olla minu jaoks natuke nagu lahja. Või nagu kui palju ma pean seda lõpuks panema, et see oleks nagu annaks efekti. Et sellega saab siukse nagu kerge, õrna bronsinessi lisada. Aga ta nagu ei ole väga tugevalt pigmenteeritud. Selles suhtes on nagu tore, et ta nagu hajub väga kergesti ja jääb selline loomulik. Ja ma kasutan ta ära. Aga kui ma nagu tahaks midagi tugevamat, et siis ma pigem kasutaks midagi muud, et ta ei asenda minu jaoks seda minu Maybellini lifter stick'i. Aga ma olen teda siin ikka nagu kasutanud. Ja huulte ja nina jaoks ma olen täielikult üle läinud sellele Morphe Shape Lifter pulgale ja see on nii hea toode, nagu nii kerge kasutada, nii mõnusalt kreemine, see toon, mis mul on nii hea. Mis see tooni nimi on? Refined? Ma ei tea. Et sellega ma olen nagu mega rahul. Ja mul tuli praegu meelde, et ma sain eile õhtul kätte paki, kus on Maybellini uued põsepunad, mida ma tahaks proovida, nii et ma siis jagan seda testimist teiega ka. Cloudtopia sellised kreem või muus põse ja huulevärvid on siis Maybellinil välja tulnud. Ma siit natukene proovisin seda, kui ma eile sain selle kätte. Ma võtsin ka siukse julge värvi.
ta on nagu täitsa nunnu, aga ta on jah siuke, noh, kuna ta on muus, siis ta jääb siukse pigem nagu mati tulemusega, et mulle hästi meeldivad igasugused need glowy blush'id. Noh, mul on endal nagu see skin tint lihtsalt koos selle Elf Halo Glow primeriga jätab selle kuma ikka sinna, aga ma tunnen, et see siin peal nagu on pigem siuke matt, aga ta on täitsa pigmenteeritud. Ja see toon tegelikult mulle meeldib, 07 on see. Et kui sul on natukene, ma ei tea, väike tän ka peal, siis ta on siuke ilus pop. Täitsa tore. Ja see värv eriti, nagu ma mõtlen, et suviseks ajaks on siukene nunnu. Ja nii. Podcast on salvestatud. Red Bull on peaaegu otsas. Ja kell saab kohe 3. Mul läks kuidagi nagu, ma ei tea, nii palju aega. Aga no eks see alati see ettevalmistamine ja siis kõige setupimine ja siis ärategemine ja kõik, eks see võtabki aega. Nii et it's okay. Ja tegelikult ma mõtlengi, et ma hakkan ilmselt kohe monteerima. Ma natuke kahtlen, kas ma jõuan valmis, sellepärast et mu jalgratas pidi kella 4 valmis olema ja ma peakski nagu siis kella 4 minema sellele järgi. Ehk siis jah, ma ei usu, et ma nii kiiresti selle podcast episoodi valmis saan, aga isegi kui ma saan nagu mingi pool tehtud, on päris hästi ja siis ma saan lihtsalt pühapäeva õhtul seda edasi teha, sellepärast et homme on mul Laura ja Netega Helsingisse minek, sellest räägime siis lähemalt ja täna õhtul lähen ma kinno Obsessionit vaatama. Ma olen sellest igalt poolt nii palju head kuulnud, et pidi olema nagu low budgetiga tehtud film, aga ülihästi tehtud. Et noh, et kui sa vaatad seda, siis sa ei saaks kunagi aru, et sellel ei olnud nagu mingi üüratu suurt eelarvet. Ja nagu siuke mingi thriller. Ma ei tea, igatahes mul vend käis seda vaatamas ja ütles, et ta arvab, et mulle meeldiks see ja siis jah, ma olen netist selle kohta nii palju head kuulnud. Igatahes ma lähen siis täna seda vaatama ja saan siis pärast oma hinnangu sellele anda. Aga nüüd ma koristan setupi kokku ja hakkan monteerima. No nii, ratas on õnneks nüüd korras, läks ainult 18 € maksma. Ma olin nagu valmis igaks juhuks, et ma ei tea, mingi 40-50 € läheb. Aga jah, pidi siis selle pedaali ei pidanudki lõpuks vahetama, vaid selle varre. Okei, ma ei tea nendest jalgratta terminitest, ma ei tule meelde, mis see sõna on, mis see asi, mille küljes on pedaal. Lenks, see küll lenks ja lenks on ju ees. Ja sõnaga selle asja pidi välja vahetama. Ja nüüd ma panin kino outfitikese selga ja soojendasin eile tehtud kreveti pastat. Väike ports oli alles, söön seda ja siis ongi aeg liikuda kino poole. No nii, kell on tegelikult põhimõtteliselt 12 saamas. Ma jõudsin nüüd koju ja filmi kohta, issand jumal, ma ei tea isegi ausalt öelda, mida öelda. Ma ütleks, et nagu hästi tehtud kindlasti see film ja ma soovitaksin, aga ma ei tea jah, tegelikult mul ei olnud nagu väga palju ootusi, et mis see film olema saab. Aga võib-olla see, mis see lõpuks oli, ei olnud, või noh, ma ei osanud nagu jah seda oodata. Aga jah, huvitav, hästi tehtud. Ja see nagu thriller. Ma ei ütleks, et õudukas, seal oli küll nagu paar momenti, võib-olla kus mul oli nagu see, et mingi korra tahaks nagu mitte vaadata, aga noh, need olid tõesti nagu paar momenti. Et üldiselt nagu väga põnev. Ja pigem ma soovitaksin minna vaatama. Ja siis ma käisin esimest korda Stalkeris, selline baar Rotermannis. Ma arvan, et enamus teist on võib-olla kuulnud sellest baarist, aga ma ei olnud kuidagi sinna sattunud varem. Nii et käisin seal ja pean ütlema, et see baar kategoriseerub natuke sinna teistsuguste baaride kategooriasse või noh, et ma ütleks, et Ärkel
ja see praegune nümf, ehk siis see on nii-öelda uus nümf, nad nagu vahepeal muutsid suunda ja seal juhtkonnas, ma arvan, muutusid need inimesed. Ehk siis, et see praegune nümf ja ärkel on need nagu minu sorti paarid ja seal on nagu sellised kokteilid, mis mulle meeldivad, sellised nagu mingid pigem nagu värskemad ja võib-olla siis, ma ei tea, kas saab öelda klassikalisemad, aga et seal Stalkeris on sellised kindlasti nagu huvitavamad ja sellised, mida sa nagu igalt poolt ei leia, et kui sa otsid võib-olla sellist mingit teistsugust kogemust, siis selle sa saad sealt. Aga minu jaoks võib-olla natuke nagu liiga huvitavad kokteilid. Et mulle meeldivad ikkagi pigem need klassikalised ja sellised värsked maitsed, pigem võib-olla magusamad, troopilised, et mitte niivõrd sellised suitsused ja ma isegi ei tea, ma ei oska tegelikult kirjeldada. Sest need, mis ma proovisin seal Stalkeris, ei olnud tegelikult suitsused. Aga no lihtsalt sellised nagu teistsugused. Igatahes ma ei tea, kas ma üldse making sense'i. 3 kokteili on ikkagi sees. Ja jah, nüüd on aeg tuttu minna ja homme üsnagi varakult ikkagi tõusta, laupäeva kohta eriti. Et pakkida, ma ei ole veel siiamaani otsustanud, kas ma lähen seljakotiga või ma võtan kohvri. Ja siis ongi juba kell 12 läheb meil laev Helsingi poole. Tere hommikust, käes on laupäev. Ja reaalselt õues on nii pime. Mul siuke tunne, nagu ma filmiks õhtul praegu seda klippi. Aga kell on 9:22 ja nagu ma vist eile ütlesin, me olen Ette ja Lauraga siis Helsingisse Dimensioni kontsertile. Ilmaga meil vedanud ei ole. Ma just otsisin kapist oma vihmakeebi ülesse. Mul on mingisugune Maybellini poolt saadetud. No ta ei ole kindlasti nagu kõige parem. Aga no midagi muud mul ei ole. Ma mõtlen, et ma võtan igaks juhuks selle kaasa. Ja võib-olla kui kuskil peaks mulle sattuma ette mõni parem vihmakeep, ma ei tea küll nagu kus ja miks, siis ma võib-olla ostaks mingi teise. Ma isegi ei tea, võib-olla nagu see tavaline klassikaline kilest oleks nagu parem kui see. Sest see, mis mul on nagu niisugune väga imelik paksemat sorti materjal. Ühesõnaga, see selleks. Ma hakkan tegema lokke kohe ja ma vist meiki ei teegi. Või võib-olla natukene nagu midagi näo peale panen, aga mu silmade olukord, silmalaugude ja tegelikult silma sisenurga ümbruse olukord on ikkagi niivõrd halvaks läinud. Et ma praegu üritan nagu nii vähe meiki kanda kui võimalik. Ma ei tea, kas ma eile midagi sellest rääksin. Ma rääksin vist podcastis. Ma ei ole kindel, kas ma teiega rääksin. Ma ei tea enam, kus ma mida räägin. Aga põhimõtteliselt ma olen siin juba pikemat aega kurtnud, et ma ei tea, tegelikult mul on igast hädad näonahaga olnud. Mitte isegi nüüd see silmade asi on olnud nagu mingi, ma ei tea, 3 nädalat äkki või. Aga jah, et silmalau pealt, ma arvan praegu on isegi näha, et nagu punetab. Ja ma olen nagu megalt mingi silmakreemi pannud. Aga see on ikkagi siuke kuiv ja eile ma nägin, kuidas mul nagu laug on nii kuiv ja crusty, et see nagu vajus lausa nagu siia peale. Ma olen oh my god, igatahes. Nahaarsti juurde on aeg pandud, 22. juuni ma lähen. Ma väga loodan, et ma saan nagu mingi kiire vastuse, lahenduse ja et selle saab nagu kiiresti korda, sest et see on väga ebameeldiv olukord. Esiteks nagu lihtsalt silmadel on, täna tõesti ma tunnen nagu ebamugavustunnet ja muidu nagu lihtsalt ju kole on. Nii et selle tahaks kiiresti korda saada. Ja siis ma mõtlesingi, et ma praegu ei teegi meiki ja et ma teen nagu õhtul või et siis kontserdi jaoks nagu teen, aga et enamuspäeva olen ilma meigita. Mis on minu jaoks üsnagi harjumatu. Et kui ma kuskile lähen, siis ma ju ikka teen meigi, aga samas ei ole midagi hullu. Et praegu lihtsalt silmadel on niimoodi parem.
ütleme niimoodi, et noh, ilmaga ei ole võib-olla vedanud täna. Aga proovime mitte lasta häirida. Meie kodu on siin, väikse kesklinnas. Kus see 24 ruut on? Nii. Kas 24 ruuti tõesti on nii väike? Tuleb välja nii, et ega nad vist ei valeta. Reaalselt uks ei käi normaalselt. Issand, vaata nüüd see omu on siin. No nii, me oleme nüüd väljas. Esimese asjana ikkagi on vaja süüa kõhtu saada, nii et me leidsime sellise koha nagu Yeasty Boy, kus on beiglid. Nii et lähme vaatame sinna. No nii, toit saabus. Ütleme nii, et väljanägemine on hea. Ausalt öeldes me saame tüdrukutega nagu iga minut aina rohkem aru, kui külm on. Ma ütlesin Mariast, ma olen kontserdil niimoodi. Ja nagu mul on kindaid vaja, mul on nii külm näppudel. Ma pean ostma, ma pean saama mulle saapad. See ei ole enam, et manifesteerime. Ei no jah, ja üldse nagu välja mõeldud outfitid on kõik nagu lappes, sellepärast et me arvestasime ikkagi nagu suvega. Jaheda suvega, aga nagu siin ei ole jahe suvi. Ei, siin on väga-väga küll. Siin on 12 kraadi. See tuulega kindlasti vähem, sest see tuul on nagu ja siis see niiske ja ühesõnaga see on kõik täiesti lappes. Igatahes me lähme poodidesse, ma ei tea, kõik lihtsalt ostame full uued outfitid. Meil on suured lootused selle peale. Me tulime H&M Beauty'sse, kus meil on siin laneežid ja kajaali peaks olema ja põnev. Ja seda ma tahan nuusutada. Kui hirmus. Jah, see on see bränd, mis teebki siukseid neid näomaske. Ma ei soovi. Aga oota, Huda Beauty parfüüm on siin või? Oh my god. Nii. Nuusuta ja anna esmamulded. See on Invisible. On jah, issand. No nii. See on natuke nagu throwback. Ja just throwback, nagu me rääkisime Annuga sellest Viva la Juice'ist. Kas ei meenuta natuke või? Igatahes ma ei tea, kas meenutab, aga magus ja siuke... Mulle see ei meenuta, aga see on siuke muskusene. Oota, nii, mina tahan seda nüüd. See on see tugev, mis jääb nagu sulle külge. Midagi nostalgilist on siin. On ju? Laseme selle peale ka. Ma ei saa midagi ära. No nii. See on miks peab vaatama, kas see on... Mis see maksab üldse siuke asi siis? Jah. 50 milli 82. Nojah. Aneta proovis siin Nixilt. Big Melt Energy. Ei tea, kui hästi video peale jääb. Isegi on. See on ikka nagu mega... Nii vist näeb natuke paremini. Väga ilus. Väga ilus. Aga kahjuks ma ostaks, aga jah. See teine on mul siin allpool, see... seda vist isegi väga ei ole praegu näha siin. Jah. Me oleme Lindexis ja me kolmekesi proovime kõik neid samasuguseid. Meie nüüd täna kontserdil. Ja kontserdi outfit just muutus. Jah, see on nüüd see. Ja selle alghind on muidu 80 €, see on praegu 24. Nii et no. Ja taskud on siin. Taskud ja ta on nagu korralik materjal, ma näitan ennast siis ka. Et no mugav ja kuiv. Nii, me tegime väga kiired shoppingutiirud ja nüüd me oleme kodus tagasi ja ma otsustasin, et ma ei hakkagi meiki tegema, kuna mul see silmalaugude olukord ei ole paranenud ja nad on väga õrnad, siis ma lihtsalt ei hakka nagu sinna midagi peale panema ja kuidagi see vihmane ilm võib-olla ka natuke nagu mõjutab seda, et ma mingi, nagunii mul mingi keeb seljas ja et noh, mis ma ikka. Ja õnneks, kuna ma panin eile neid isepruunistavaid tilkasid, siis nägu on ka jumekas ja täitsa nagu okk on. Et võib-olla vaatan, kas panen need prillid jälle. Kusjuures sellest ma vist ei rääkinud hommikul. Et ma panin täna, otsustasin siis need... ma vist ikka rääkisin. Ühesõnaga, jah, need Melleri prillid, mis ma mõtlesin, et ei sobi mulle ja tegelikult on ülijokk. Tüdrukud teevad praegu lokke endale ja ma peaks ka värskendama, sest noh, mis siin üldse alles on ja
Nonii, selline on minu outfitikene. Mul on juba ammu siuksed mingid vanad Misguided Ibitsist alt leenevad püksid. Siis ma ostsin New Yorkerist siukse mõnusa lohvaka oversized t-shirti, Converse'id all. See sõdalev kott, mille ma hiljuti ostsin. Ja niimoodi ongi minek. Noh, keebikene peale muidugi. No vaadake seda Laura fitti, noh. Ja need on täna skooritud saapad. Kogemata. No sest mul oli vaja ja enam-vähem midagi sellist ma olengi otsinud. No super. Tegelikult see bluus on pikem, aga ta lihtsalt läheb vastu maad ja tahab märjaks praegu, kui on vihma sajab, ma panen seda siia. Jaa, just. Väga äge bluus on see. Ja see kaelakee muidugi annab ka nii palju kohe juurde sellele outfitile. Väga-väga ilus. Ja Anetekesel on väga tore seelikukene. Nextist ütlesid või? Jaa. Selline... Nii toredasti oleme kõik üleni mustas, mulle meeldib see väga. Jaa, tõesti. Need on need kõrvarõngad, mis me ostsime koos. Basaarist. Väga loogikesed ja kui te teate mu juukseid võib-olla, siis need olid enne siiamaani. Ja nüüd need on siiamaani. Siin on suur muutus toimunud. See on ka osa mu outfitist. Jaa, väga-väga ilus. Väga-väga ilus. Tulime kokteilitama. My god, limoncello spritz. Passion martini. Ja, aga ma ei tea, kui palju ma seda usaldan. Ja seda ei tea, jah. Ei usalda seda. Igatahes. Usalda seda. Me tulime... Usalda seda menüü. Ei usalda. Ma ei tea. Me tulime kodust 3 minuti kaugusele. Väikene pre-drinks before concert. Ma lisasin veel selle kaelakeekesega. Anetel oli sellest kontserdist külm nii kontides, et ma pidin võtma inimradika rolli. Ei, ma ei tea. Just arutame tüdrukutega, et see on ikkagi kriminaalne, et siin on nii külm. No reaalselt mingi 13 kraadi või? Ma ei tea. Jah, 13 jah. Aga enne oli 12 ja feels like 8, nii et... 8, see on nagu... Ma panen talveõpet vahel selle nagu... Igatahes. Küll praegu see talveõpet, see oleks nii hea. Me nüüd suundume hommikusöögi koha poole. Lähme La Bohemesse. Või no loodame vähemalt, et saame sinna laua. Proovime siis ära selle coconut cloud matcha. Kui hea. Kui hea. Vau, ma ei ole muidu nagu mingi kookosvee fänn, aga see on nagu... Jaa, see on väga sarnane nüüd sellele, mis ma seal jäin. Nii värskend, aga See mulle väga meeldib, see ei ole liiga viimane, aga ta... ja see ei ole nagu... See on liiga kookosene. Ega kõik on parajalt. Vau, väga hea. Proovi Aneta. Ma ei tea. Ei meeldi Mulle meeldib see kookos ainult seal. Aga mulle ei meeldi see matcha. Võtsime Anetega rabarberi vanillisaiad. Issand jumal, kas saaks olla midagi paremat või noh, ma ei ole seda maitsnud, aga rabarberi ja vanill tuleb nagu idekas kombo. Tulime siia Fatser kohvikusse istuma. Väike normalitiir. Ütleme nii, et Laural on shopatud. Ma käisin reisil jah, 9-9. No nii, Anette hakkab oma oste näitama.
Iirimaal olles, kui me Laurale oleme külas käinud, siis seal saab osta neid Skittleseid, mis on nagu, ma ei tea, kas seal on nimi Giants või mingi XXL või mis iganes, aga need on siuksed suured ja need tegelikult meeldivad. Muidu me oleme tavalisi ostnud, aga me praegu Normalist leidsime siis Crazy Sour ja me tegelikult leidsime ka sellised, aga see on mingi gooey inside ja need ei ole päris need, aga need olid ka väga head. Siis Normalist ma ostsin sellise, kuna siin on for insane volume, siis ma proovin ära, et kuna siin niimoodi lubavad, et tasub proovida. Ja põnev jah. Anna siis teada, kuidas on, sest et mul ka volüümi alati vaja. Ja siis üks palsam, mis mulle Kaisale väga meeldib, kui me Laurale ükskord külas käisime, siis Laural oli, siis me proovisime seda ja siis me ostsime seda kohe lennujaamast ja siis Kaisa nüüd ütles, et see vahepeal Tallinnas siis ei ole seda. Tegelikult mulle see müüja ütles Stockmannist, et see täiesti kadus nagu sortimendist ära, et ma ei tea, kas me äkki saime nüüd mingid Me viimased. saime soodukaga, igatahes soodukaga olid Ritualsi poes, nii et võtsime. Ja me just rääkisime nendest samal hommikul, lihtsalt Taani kurb ja siis leidsime. Siis, kuna ma olen ikkagi proua, siis ostan selliseid, need on need, mis siis, millega sa saad oma nõudepesumasinat puhastada, need käivad sinna risti vahele. Ütles, et hinnavahe ka. Need maksavad Selveris mingi, ma ei tea, just a la 8,59 või noh, mingi siuke ja siin maksis 3,20 ja nagu see Eesti hind on siuke, et ma olen nagu, ma ei raatsi osta, kui pole soodukat ja soodukaga on ka kallis, aga nagu 3,20 versus mingi 8,59, millest me räägime. Crazy. Ja siis Normalist sai lihtsalt selle Sky High hea hinnaga, kuna see on mu lemmik, siis tasub alati osta. Oi, mul on ju siin ka veel asju. See on nüüd see, mida me eile proovisime, see, mis hästi ilus sädelus, ma ei tea, kui hästi ta sinna video peale jäi. Minu arust jäi nagu, minu arust jäi. Kui te saatute seda, ma ei tea, nägema, siis sellise Peak Melt Energy. Jah. Nii et väga-väga soovitan. Ja siis ma juba kakkusin lahti, aga me ostsime sellise lipsteini Lauraga, samasugused. Esimene katsetus jah, ma ei ole seda proovinud, see tundub alati nii põnev, see ei ole see, mida saab hiilid maha. See on see, et mingi niiske nagu paberiga või midagi tõmbad selle maha, aga see värvi valimine oli meil suur teema. Laural on siiamaani need pikaks ajaks, et tahaks näha, siis huule peale ei saa ilmselgelt poes proovida. Et käe peale proovisime, see tundus siuke hele roosa, et ei ole midagi karju, nii et proovime ära. Kas me jõuame kõike vaadata? No vaatame, mis me jõuame. Nii, mina esimest korda nüüd proovisin neid logitasi, ma ei palju nendest on eelmises päevas ja leidsin Normalist omale selle ka need lokitangid. Lainelokitangid jah. Need olid mingi 22 €. Väga normind. Nunnu roosa ka veel. Jaa. Siis Ritualsist dušiõli. Mul on projekt Hydrated skin. Vaatame, kas see aitab. Siis täiesti ebavajalik, aga põnev ost prilliks. Näita. Blue light. Aga lihtsalt ka lõbusad. Jaa, cute. Toredad. Siis nii nunnu, ma otsin vahepeal suurusega, näed. Kirsikestega. Ilus, ma vaatasin seda tegelikult eile ka ja siis näed nüüd ikkagi täna ostsin ära. See on enam-vähem täpselt sellise vahepeal suurusega, sest muidu need on liiga suured, kui need on liiga väiksed, ma tahaks panna nagu half up, ta on sellest äkki, proovime. Ja kindlasti. Siis meil on suvised outfitid saamas upgrade'i. Oh my god, see on nii fun. Ilus värv. Väga. Jaa. Väga ilus. Lipsteinid samad, rüpsmedušid samad. Ma ei tea, mis veel olid, mis olid samad neid või kõik. Saapaid me juba eile nägime. Jaa. Olid siin, see on minu kõige lemmikum spray ever. See on nii mõnus, kuna see tuleb siit see pilvena. Nagu niimoodi jätkub. Ühtlasena. Continuous spray. Exactly, ma nii proovisin. Ja siis ma ikka lihtsalt panen inglise keeles. Ei saanud. Ja see, ma tegelikult ei tea, miks ma need ostsin. Sulle meeldivad need silma, need... Hirmsasti. Ma ei tea, mis bränd see on üldse.
aga see on seal olid need nunnude pakendiga. See on vist Rootsi firma, aga made in Korea. Panen need külmkappi. Selline komplekt. Jaa. See istus väga hästi sul seljas. Aga poole hinnaga. Siin on peksajakk. Jaa. Näitan korra seda. Selline, jaa. Miniseelik siia täpselt samasugune juurde. Kogu ma ütlen mini. Ma mõtlen mini. Mikroseelik. Pean nagu mõtlema, kuidas seda saab kanda. Sulkadega ja võib-olla see on jälle parema, ma ei tea. Aga kuna ta on komplekt ja ta oli poole hinnaga, siis ta tuli minuga kaasa. Siis viimane asi. Roosa suvekampsun. Jaa, nii nunnu roosa. Natuke pikk on, aga ta on siuke suur ja siis tal on need laiad varrukad, vaata. Jaa. Ja ta on roosa. Jaa. No väga vahvad ostud minu meelest. Täiega toredad lõiud. Üllatavalt. Ma ei oodanud midagi. Jaa. Ainult saapaid ma manifesteerisin ja manifesteerisingi. Jaa. Kõik muu on boonus. Poisid, nüüd on 3. Ei, te peate tegema, viik ei loe, nii et te peate veel tegema. 2 korda ära. Oh my god! No nii, kell on 10 ja ma olen lõpuks kodus, ma reaalselt astusin just uksest sisse ja ma teen teile ka kiirelt enda hauli ära. Ma ei hakanud seal laevas tegema, kuna üsna lärmakas, väga palju lapsi oli seal. Igasugused tundusid nagu mingid trennigrupid. Ma ei tea, jalkagrupp, tantsijate grupp, seal oli väga palju lapsi ja väga lärmakas tagasisõit. Aga nüüd ma olen lõpuks kodus ja tegelikult ma pean veel podcasti monteerima. Ma tahaksin nii väga magada, aga kohustused tuleb täita ja vaatame siis üle, mis mina head skoorisin endale. Muide, see tänane päev läks ka täiesti meigivabalt, sest see silmade olukord on nagu ikka päris halb. Ma loodan, et selle saab korda. Igatahes Normalist ma ostsin endale uue ripsmäe kuulutaja. Siis ma ostsin sellised klambrid. Liblikakesed. Mõtlesin, et kuna ma lähen ju Saara Larssoni või jah, seal Open Air Festivalil on Saara ja kogu mu outfit on ka temast inspireeritud, siis mõtlesin, et need klambrikesed, ma arvan, sobiksid ka väga hästi. Siis ma ostsin ka need Gooey skitlesid, kusjuures need Giant skitlesid on mul nagu sealt mingist Iirimaa tripist nii meeles. Ma olen vahepeal ikka Eestis ka vaadanud, kas meil ei ole neid. Ja mingi aeg isegi korra kuskil nägin, aga nüüd jälle pikalt pole olnud. Mul on kuidagi need suured skitlesid meeldivad nagu isegi palju rohkem kui need väiksed. Siis ma võtsin Normalist siukse väikse käte sanitizeri. Ülihea nagu mini, vaata, et visata kotti. Siis ma võtsin kohe 2 oma lemmik deodoranti. Reaalselt Eestis mitte kunagi sa ei saa. Mis asja ta maksis? Mingi, ma ei tea, 1,50, 1,90. Igatahes ühega algas see hind. Ja ma kasutasin võimalust. Mu lemmik on see Garnieri deodakas. Nii et 2 tükki võtsin seda. Siis Normalist veel sellised klõpsud, klambrid. Ma kannan siukseid väga tihti, ma arvan, olete ka tähele pannud. Ja siis ma ostsin vaseliini. Kusjuures mul pole kunagi vaseliini olnud, aga ChatGPT soovitab mul kogu aeg nagu oma silmade murest olen sinna kirjutanud ja siis see on soovitanud, et panna nagu kohe paks kiht seda silmadele. Ma mõtlesin, et ma võib-olla proovin. Et peaks olema siuke piisavalt neutraalne asi nagu. Siis ma ostsin ka selle Sakura juuksepalsami, sest et see on mega hea niisutav. Siis ma ostsin sellise Morphe pintsli. Ma olen tundnud, et ma tahaksin nagu kreemkontuuri pintslit välja vahetada. Nii et siis see tundus nagu hea variant. Siis H&M Beauty'st ostsin endale Elfi, selle uue Halo Glow. Mul küll veel on seda, aga kuna seda Eestist nagu nii ei saa,
siis ma mõtlesin, et ma tagavaraks ostan, mulle tõesti väga-väga meeldib see Elfi Halo Glow. Täna ka mul nagu ainus asi, mis mul näos on, ongi see Elf Halo Glow. Natukene nagu siin ja siin. Ja siis mul seda teist tooni ei ole, aga tegelikult eile ma juba ostsin ühe selle NYXi Lip Lingerie huule pliiats, aga see on nagu siis vildika kujul ja ma ostsin eile toonis 0,8, sest et tegelikult mulle meeldis 0,7 kõige rohkem, aga see oli otsas. Ja täna ma sain selle 0,7. Et siuksed, pigem need mõlemad on nagu roosaka alatooniga, siuksed nuudikas roosakad muavid toonid ja ma pean ütlema, et ma eile kasutasin seda ja täna ka tegelikult, et mulle meeldib see rohkem kui see Huda Beauty vildika lip liner, et sellel on väga selline mitte nagu terav ots, aga sa saad sellega väga nagu täpset joont teha. Ja samas sul on natukene aega, kui sa ei taha, et see oleks nagu liiga terav joon, siis sa saad natukene seda nagu näpuga hajutada, et ta ei kuiva nagu kohe-kohe ära. Ja minu arust see püsis ka mul täitsa hästi. Aga selle koha pealt ma veel ei ole teda piisavalt palju kasutanud, et ma oskaks öelda. Aga siiamaani mulle väga meeldis see. Ja siis ma ostsin eile Laneige'i selle sleeping maski, nagu siuke õhtune, ma ei tea, kreemnäomask on ka. Ja ma tahtsin osta siis selle Bouncy and Firm Eye Sleeping Maski ka, aga siis ma ostsin kogemata, kuna need pakendid olid kõik nii sarnased, siis ma ostsin hoopis suure suuruse seda Sleeping Maski ja siis väikse. Siis kodus avastasin, et ma olin selle nagu vale asja ostnud, siis ma läksin täna vahetama sinna, õnneks selle ümber vahetada. Aga jah, selline silmamask jällegi, mul silmad siin praegu nii kuivad, et võib-olla kulub ära. Samas ma olen veits nagu mingi julge uusi asju proovida. Ma ei tea. Vot, sellised ostud ja siis ostsin selle bluusiga ära, mida ma isegi vist klipis näitasin. No siit ei saa tast midagi aru. Igatahes Pickpockist oli see. Vot, täitsa tore oli. Ütleme nii, et ikkagi see ilm kindlasti mõjutas seda kontserdi elamust, et sinna ei saa midagi teha, et kui sa oled paduka käes, isegi kui sul on vihmakeep ja sa oled valmistunud, siis see ei ole päris see sama, mis oleks olnud, kui päike oleks paistnud. Aga üldiselt me siiski nautisime ja väga tore oli. Ja jah, nüüd ma hakkan podcasti monteerima. Aga suur aitäh, et sa olid minuga siin vlogis ja näeme juba järgmise nädala videos. Tšau!